Nii, armas kuulaja, tere tulemast meie kanalile. Oled sattunud Valguse sõnumite kanalile ja me alustame oma tänast lugemist. Ja enne, kui me siis selle juurde asume, ma otsustasin, et ma teen siia sissejuhatusse väikese teadaande. Meil on hästi head uudised. Et üks projekt, millega me oleme mõnda aega siin tegelenud ja tahtnud ühte siis projekti looma hakata, et see on nüüd hakanud ennast looma ja me oleme saanud sellega veidikese toimetada. Ja meil on nimelt uus kanal. Me oleme alustanud teekonda siis inglisekeelse kanaliga ja seal kanalil on nüüd juba esimene video üleval ja ma panen selle videolingi kindlasti siia alla sõnumitesse või kirjeldusse, videokirjeldusse pigem panen selle lingi ülesse ja siis sa saad sealt uudistada. Aga see kanal on siis natukene teistsugune kui see kanal ja see ei ole seotud siis niivõrd kaardi lugemistega, kui see on pigem nagu selline meie mõtted ja meie elu läbi siis videode ja selliste mõtete, mis me sinna peale räägime ja siuke rohkem enda isiklikuma elu jagamine või siuke oma maailma avamine. Et siuke, see on väga pikk teekond olnud jõuda sinna, et see video nüüd seal üleval on ja see on meie suur kutsumus olnud ja me oleme pidanud võtmagi sellele fookust ja sellele siis nagu hakkame järjest rohkem hoogu andma. Et me oleme väga tänulikud, kui sa seda kanalit näha soovid ja olla kursis meiega selliste teistsuguste tegemistega, siis tule ja telli meie kanal seal ja anna endast seal ka märku, et nii tore on näha, kui sa sinna tuled. Olete kõik väga-väga südamest oodatud ja kui sul tekkis küsimus, et kas me ikka siin neid videosi edasi teeme, siis jaa, ma olen siin olemas nii palju, kui ma saan, nii palju, kui nagu Jumal juhatab. Ja siis mulle väga meeldib ikkagi seda teha ja ma olen siin ja ma olen ka siin kanalil tundnud, et tahaks veidikene muudatusi teha ja võib-olla rohkemate erinevate nurkade jaoks nagu teile olla olemas ja jagada teile seda infot ja neid sõnumeid, mis siis läbi meie tahavad tulla. Et ma panen selle lingi ja selle kanali nimi on The Spirit Gift ehk siis nagu vaimu kingitus ja siis me tunneme, et see ongi nagu selline nagu meie moodi kanaldus jälle, see kanal, et nagu mida vaim meile räägib siis, et mida ta soovib läbi meie seal kanalil jagada, et me räägime hästi paljudest asjadest seal või plaanime rääkida, et see on selline üldiselt lapsed, on, et meil on see lastega elu, et kuidas me seda teeme, sellega seotud mingid erinevad teemad, siis suhted, toitumine, igast kodused ehitustööd ja asjad, see on nagu siuke mitmekülgsem ja hästi põnev ja teistmoodi siuke pereelu moodi pigem jagamine, maal elamine ja kindlasti üks hetk ka reisimist rohkem, et siuke väga põnev projekt. Ma ise olen nagu põnevil ja mulle meeldib teha asju, mis mind ennast vaimustavad ja mis mind panevad elama. Et see on nagu minu hingetoit. Ja ma tunnengi, et meil ongi oluline jälgida, et me toidame oma hinge, sest et siis kõik muu loksub ka paika. Et kui meie hing on toidetud ja me oleme hingest rõõmsad, siis need muud asjad nagu, mis meile võivad tunduda hirmsalt ületamatud raskused, muutuvad, sest et me hakkame asju vaatama teistmoodi ja kui rõõm on meid täitnud, siis me saame teha otsuseid ja valikuid hoopis teiselt kohalt. Nii et see on selline
meie hingekodu koht jälle seal see kanalikene, kus me siis jagame ja oleme rohkem nähtavad. Nii et julgustan sind veel kord, et julgelt mine vaata seda kanalit ja vaata meie videot ja jäta endast sinna märgikene ja mõnusat uudistamist. Aga lähme siis edasi kaardi lugemise juurde. Täna mul tuli selline tunne siis, et jagada, et mis toimub. Selline lihtne sõnum, mis toimub. Et nagu ma olen olnud mingi aeg jälle siit eemal, mingid nädalad ma olen olnud siin lastega haiguse lainel ja tervenenud ja olnud mingites oma asjades ja nüüd ma tunnen, et nüüd tuleb siuke juhatus, et mine nüüd ja tee kaardi lugemine ja teema on, mis toimub. Et jälle üle vaadata, et mis siis vajab praegu meie tähelepanu ja nagu ikka on 3 gruppi seekord ja mul ei ole neid grupi kaunistusi, aga saad jälle tunnetada, et kas siis grupp number 1, 2 või 3, et kuhu sa kuulud ja tunneta vaikselt läbi, ma panen siia kaardid valmis. Kutsungi sind lugemisse siis grupp number 1. Tere tulemast, grupp number 1. Kui sa nüüd jõudsid siia lugemisse siis, ja alustasid siit kuulamist, siis ma soovitan sul kõigepealt kindlasti kuulata ära ka sissejuhatus. Ma räägin seal ühest väga-väga põnevast uudisest, mis meil teile on. Ja sealt saad siis kuulata, mis uudis see on ja siis tulla tagasi siia lugemise juurde. Nii et ma jagan siia meie esimese kaardi. Ma isegi jagan siia, tegelikult praegu ma tuli juhatus panna meile 3 sõnumit. Mis siis toimub? See on selline hea küsimus. Et hea küsimus, et mis toimub. Siuke üldine ja et need sõnumid saavad tulla hästi läbi, et mis sinu jaoks on oluline praegu kuulda. Nii. Vaatame siis. Esimene sõnum tuleb meil siia Rafaeli kuningas. Jah, võid julgelt usaldada. Oskus saavutada palju asju ühe korraga. Järgi oma loomingulist kirge. Teine sõnum on Gabrieli 8. Palju tegevust, ootamatud ja kohesed tulemused, oluline on suhtlus. Ja siis on maagikaart. Number 1, peaingel Raasiel. Saad oma ellu tuua seda, mida soovid. See, mida vajad, ilmub imeväel. Edukad algused. Okei. Kui ma vaatan, et mis siin siis toimub, et mis läbi kumab. Mulle jääb nagu, et sul on mingi palju toimetusi praegu, palju nagu asju, millega sa tegeled, suhtled palju inimestega, sul on loomeenergia kuidagi väga avatud, ma tunnen, ja kuidagi sinu mõtted ja sinu mõttejõud on hästi tugev, et see, millele sa praegu tähelepanu suunad, loob ennast hästi tugevalt. Ja see on selline hea koht, kus olla. Et sul on nagu edu tuleb hästi tugevalt. Ja et sa
teaksid, et see, mida sa praegu lood ja mis teel sa oled, et sa oled õigel teel. Et see on nagu väga selline hoitud soe energia. Ja isegi kui sulle tundub, et sul on praegu hästi palju asju laual, nagu hästi palju, mida mõelda ja teha, et midagi ei ole valesti, et sa võid usaldada, nagu see sõnum tuleb hästi tugevalt, et sa võid usaldada ja hästi nagu hea energia. Ja vaat see soovitus ka, nagu tegelikult ma sissejuhatuses rääkisin, et jälgi, et su hing oleks toidetud, et sulle meeldib teha seda, mida sa teed. Hoia kindlasti sellel oma fookust. Et kui sa oled jäänud puntrasse või sul on raske, siis proovi leida kas või nagu väikeseid asju igapäevaselt, mis sind toetaksid ja mis sind kannaksid. Et mis annavad sulle seda energiat, mille baasilt sul on nagu hoopis teine koht liikuda oma elus. Et toida ennast igal tasandil ja oleks hea, nagu kui sa kuulaksid, mis su hing küsib. Et kui sa ühendud oma hingega, oma selle tõelise tunnetusega, siis sa saad aru sellest, mulle tundub, et su hing tahab sind juhtida nagu veel sügavamalt oma teel, et ta on nagu sinu kohal alati. Ja et ta nagu hõljuks su kohal ja tahab sinu tähelepanu püüda millegiga. Et mulle tuleb nagu sõnum ka, et jälgi nagu märke või jälgi, kuidas tema sinuga suhtleb. Ole tähelepanelik ja teadlik. Kui sa oled võib-olla praegu mingisuguseid uusi valikuid oma elus tegemas, siis ma tunnen, et see on hästi hea voog. Et tõesti, kui sul on mingi kutse praegu, mingi küsimus, et see teema või midagi on üleval ja sul on tegelikult enda sees juhatus, aga sa ei ole julgenud seda valida, siis mina nagu küll ütleksin sulle, et praegu tundub, et see energia on nii toetav ja sa oled nagu nii heas voos, et sa võid julgelt usaldada kutset ja juhatust. Täitsa julgelt, et siin nagu kuidagi mul on nagu hästi hea tunne ja taju, et sa võid olla oma elus veel julgem. Veel julgem minna nagu aina edasi. Et sul võib-olla toimubki praegu selline koht, kus sa õpid ise ennast paremini tundma. Ja sa oled sellel teel hästi toetatud. Ja siis tuli veel selline sädemekaart. Ja see jälle inspireerib mind rääkima, et sa leiaksid veel selle oma sädeme ja kire, selle, mis on nagu sinu asi, sa tead, et see on sinu asi, nagu et sa läheksid selle suunas ja ei võitleks enda vastu. Et kui sa tead midagi, siis palun austa seda teadmist enda sees, ära võitle selle vastu, ära mõtle või et keegi ütles, et ei, see peaks hoopis teistmoodi olema. Et las need teised ütlevad neid asju, et ma tunnen, et sa võid nagu täitsa vabalt lõdvestuda ja teha oma moodi neid asju. Sul on hästi oluline kogeda elu läbi oma kogemuse ja saada just see oma moodi kogemus. Et see, mis teised ütlevad või teevad, et see nagu ei ole tegelikult üldse sinu asi. Hästi öeldes on ju heas mõttes. Et see ei ole sinu asi surgitseda ja uurida teiste elusid, vaid sinu asi on järgida oma hingeteed ja see on praegu väga oluline. Ja sul tuleb teha see valik. See ongi vaata, et see kinnitab jälle, et sul tuleb julgeda minna selle ukse suunas, kus sa päriselt minna tahad. Nagu julgeda valida, sest me oleme tihti nagu oma elus mingites kohtades jääme puntrasse, et me ei vali ära. Me nagu võib-olla teame, mida me tahame, me teame, mis suunas me peaks minema,
meil on täielik juhatus sisetunne, aga me ei vali ära. Vaid me jääme nagu, ma ei tea ja okei, mingi teine päev ja mingi teine kord. Ja tegelikult vahet ei ole, mida sa ka otsustad täpselt, aga oluline on see, et sa valid. Et sa ei jää nagu kahe vahele. See on minu arust üks kõige nagu raskemaid energeetikaid, kus olla läbi oma kogemuse, on see, et kui me ei vali ära. Kui me oleme nagu sellised igavesed ümbermõtlejad, sest et siis ei hakka elu voolama. Isegi kui sa oled vale valiku teinud, siis elu ei hakka sulle näitama seda, vaid sa oled nagu seisvas energias. Et sa oled nagu seisakus ja sul asjad ei jookse selle pärast. Et kui sa ei vali ära, kui sa ei julge otsuseid langetada. Ja võib-olla vahel, kui sa tunned, et sul ongi see koht, et sa ei julgegi asju otsustada ja sa oled jäänud sinna kinni, siis on tarvis lõdvestuda, leida endale korraks võimalus rattalt maha astuda ja lõdvestuda enda sees ja teadvustada endale, et sul on vaja teha need valikud. Ja see toob sulle suurema kerguse, kui sa selle valiku ära teed. Et nagu ise endale seda siis rääkida ja nagu rahustada ennast. Et see lihtsalt see otsus tuleb ära teha. Ja igal juhul see otsuse tegemine on sinu jaoks praegu hästi toetatud, hästi kantud. Ja ma julgustan sind kõik oma eluotsused, mis sa oled edasi lükanud praegu ära teha. Et tõmmata nagu mingid asjad kokku, mis on jäänud kuskile kuidas ma ütlen, ripakile. Nagu et vaata üle oma elu, vaata üle need kohad. Võib-olla mingi suhte, mingid rääkimised on jäänud rääkimata. Nagu et sa pole otsustanud ära rääkida. Istu maha ja räägi selgeks. Võib-olla sul on tööalaselt mingid otsused vaja langetada, mida sa ei ole tahtnud siiamaani teha. Soovitan jällegi ära teha. Võib-olla sa oled mõelnud kogu aeg, et sa tahaksid hakata näiteks trenni tegema, aga sa pole seda siiamaani valinud teha. Siis ma soovitan, et tee see otsus ära, kas sa teed trenni või ei tee. Et ära nagu jää sinna. Et tegelikult ma tahaks, aga ma miskipärast ei tee nagu otsust ära, kas sa siis teed või ei tee. Nagu mingi selline energia tuleb hästi tugevalt läbi praegu. Et see nagu toetab sind, kui sa oma valikud ära teed. Ja oluline on siis suhelda. Mõtle, et ma ütlesin, et võib-olla kellegiga on vaja mingid asjad selgeks rääkida, et see jäi ka veel kõnetama. Et suhtle teiste inimestega, ära jää lukku, ära peida ennast praegu kuskile kindlasti ära, et ole nagu hästi julge ja võid julgelt oma tiivad sirutada ja liuelda ja lennelda ja olla see, kes sa oled. Ja see on nagu see meie põhiülesanne ja väga oluline, et me oleksime need, kes me oleme ja ei ürita peita ennast maskide taha või ma ei tea, mille taha mingite vanade nägude ja asjade, et me lihtsalt oleme see, kes me oleme ja julgeme elada oma elu nii, nagu meile meeldib. Et päriselt seda teha ka, mitte et see ei ole lihtsalt jutt. Nii, ma panen meile siia ühe viimase kaardi siia grupile. Tunnen, et see sõnum on kohale jõudnud tegelikult. See, mis on kõige olulisem sinu jaoks. Et see, mis ma just rääkisin, ma ei hakkaski seda praegu üle rääkima, aga okei, ja mis sind veel sellest toetab, on jagamine. Et sa jagaksid seda, mis sul on teistega. See tähendab ka seda, et ära hoia oma andeid endale. Võib-olla see natukene julgustab sind mingite asjadega, mingid asju otsustama ära, mis on sinu loominguga seotud, ka loomeenergia, vaata tuli hästi tugevalt läbi, et
et see nagu, kui sinu sees on peidus need aarded ja need kingitused ja need kristallid ja kõik see ilu, siis ära ole kade seda jagama maailmaga. Nagu see on siuke meistrinumber ka, et sa saadki selle, õpid nagu meister olema oma annetega, et sa tahad seda jagada maailmaga ja sa õpid, kuidas siis seda jagada. Nii et teised oskavad seda ka näha ja vastu võtta, see pakub kõigile nii suurt rõõmu ja see on selle baas, nagu see on selle alus, et see toob rõõmu maailmale, kui sa jagad oma andeid. Ja need on väga oodatud, igatsetud ja tahetud. Et tule peidust välja, tule varjust välja, mis iganes see on, hakka lihtsalt tegema. Astu julgelt selle tee peale. Ja ära lase ennast morjendada, kui kohe kõik ei lähe või kui on mingisugused takistused või raskused. Ära lase ennast sellest häirida ja lihtsalt mine edasi. Ma tunnen, sul on hästi suur toetus antud, jõud taha pandud, hoitus, kaitstud oled, lihtsalt tee. Go for it, nagu mine oma hingeteel julgelt edasi. Selline soovitus sulle siis, et see toimubki. See on sinu võimalus ja sinu ruum siin. Vot, aga suur tänu, et sa tulid siia kuulama ja julgelt laigi seda videot ja telli meie kanal, et olla ikka kursis nende jagamistega ja et need toredad sõnumid jõuaksid rohkemate inimesteni, et toetada ja et meil oleks koos mõnus seda eluteed käia. Ja mine siis ka vaata meie uudis sealt sissejuhatusest, kui sul jäi veel see tegemata, et mis toimub ja meil on üks uus projekt, mille me oleme just avanud. Ja mine julgelt uudistama ja loe selle kohta lähemalt. Ja soovingi sulle ilusat päeva jätku, grupp number 1. Aitäh, et sa tulid. Tere tulemast lugemisse, grupp number 2. Tervitan sind siia videosse ja ma julgustan sind minema kuulama täna sissejuhatust. Enne kui sa hakkad siin grupp number 2 kuulama, et mul on üks uudis seal, üks väga põnev uudis sissejuhatusest, kus ma räägin meie uuest projektist, millega me oleme alustamas ja mida saab siis minna vaatama. Et mine ja vaata selle video sissejuhatusest lähemalt, millest ma siis räägin. Et see on väga põnev ja tore asi, mis me tahame teiega väga-väga jagada. Nii et kui sa oled ära vaadanud, siis tule tagasi siia hetke kuulama grupp number 2 sõnumeid. Nii, vaatame siis, mis toimub grupp number 2. Mis toimub? Mis iganes siit tahab läbi tulla. Vaatame. Paningi siia 3 sõnumit. Nii nagu grupp number 1. Nii. Esimene sõnum. Miikael S. Vau. Väga lahe. Suurepärane uus idee. Ära lase takistustel enda edasiliikumist pidurdada. Lahenda suhtlusprobleemid teistega. Teine sõnum on Gabrieli 7. Seisa selle eest, millesse usud. Ole enesekindel. Leia oma isiklik jõud. Ja viimane kaart on Rafaeli 8. Sind ootab ees midagi paremat. Tee seda, mis on sinu jaoks õige. Vaimne otsing. Okei. Sul on mingisugune raskus nagu, mis kumab läbi. Iga sõnumiga tuleb mingi raskus läbi. Aga sinus on tohutu jõud. Ja see raskus ei ole ületamatu. See on hea uudis. Et see ei ole midagi, mille taha sa kinni jääd. Ja
lihtsalt need mingisugused takistused on nagu visatud. See on nagu seotud sellega, et sa oled kurnatud emotsionaalselt ja läbi selle oled tõmmanud oma ellu mingi olukorra, mis sind ei toeta. Mingi, see võib olla mingi olukord, mingi suhe, mingi tegevus, mida sa teed nagu kogu aeg, aga see kurnab sind ja sul on vaja ümber teha. Sul on vaja see muster ära muuta ja sellepärast seal ongi, et vaimne otsing, et sul on vaja nagu siseneda enda sisemaailma ja vaadata, et mis su sees toimub selleks, et sa kogu seda pilti mõistaksid ja saaksid aru, miks sa seda teed. Ja sulle aitab seda kohta nagu mõista see, kui sa tunned, et mis on päriselt sinu energia. Et sa saaksid aru, kus see energiaauk on, nagu kuhu see läheb. Kas need on mingid mõttemustrid sinu sees? Kurnatusest mingisugune siuke depressiivne mõttelaad, et sa näed nagu mustades värvides asju. Või on see mingi haav su südames nagu, et samamoodi, et sa oled hakanud läbi mingi filtri asju nägema. Ja ma tunnen, et sinult on oodatud praegu sellist sisemist jõudu, nagu sisemist tugevust. Ja kui sa leiad selle, mis on sinu jaoks õige, et siis sa leiad endas ka selle väe selle eest seista. See ei tähenda võib-olla üldse mingisugust lahingut või sõda, aga see tähendab, et sa usaldad iseennast, et sa tuled oma hirmudest välja. Ja läbi selle, et sa teed seda, mis on sinu jaoks õige, saavad energiat palju selgemaks ja puhtamaks ja sa saad aru, kuhu su energia kogu aeg jooksnud on. Et kuhu sa siis pakid oma seda väärtuslikku energiat ja see nagu kantaks justkui maha kogu aeg. Mingi selline tunne tuleb läbi. Ja ära lase neil takistustel siis midagi pidurdada. Ja siin on huvitav, mingi hea idee on sul nagu, tegelikult sa nagu näed seda lahendust, et sul ei ole nagu täielikku blanki, ütleme niimoodi, et sul ei ole nagu, et sa ei saa üldse aru, mis asi on. Ma tunnen, et sa tead ja sa võid julgelt nagu, et Miikael on sinuga, et liigu julgelt edasi nagu. Et nagu see tee endal puhtaks ja selgeks sees. Ja siin on ka soovitus, et lähenda suhtlusprobleemid teistega, ehk siis ma näengi nagu läbi selle, et see ongi mingid suhte teemad. Et see vastus on sinu sees ja kui sa lahendad selle probleemi, selle suhtlusteema ära, siis see lükkab sind hästi heasse kohta. Sellelt kaardilt ma näen, et mingi suhe on sind ootamas, mis sind väga nagu täidab ja mis toob sulle hästi palju rõõmu ja äratundmist. Ja see on mingi selline suhe, mis pakub sulle hästi mitmel tasandil nagu rahuldust elu suhtes, et sa nagu kuidagi tuled hästi sügavast kohast välja. Et tuled nagu hästi sügavast kohast enda seest välja ja hakkad nägema maailma hoopis uutes värvides. Nagu selline varandus on sind ootamas, mis on hästi tore. Ja kui sa nagu tuled sellest raskusest enda seest välja, siis see nagu muutubki kõik. Ja see ei tähenda, et sa peaksid hakkama otsima mingit teist inimest või mingit uut suhet, et äkki see toob mulle selle rõõmu. Vaid see on kõik loomulik protsess ja sinul tuleb tegeleda sellega, et kõigepealt aru saada, mis asi see on, nagu kuhu su energia jookseb ja mis auk see on. Ja usaldada, et Jumal nagu loob sulle ja toob sulle nagu selle õige raja, kus sul on hea käia, kui sa oled nagu valmis sellele astuma
ja kui sa nii-öelda omalt poolt oma nagu need kollid ise ära koristad ja kui sa tunned, et see on liiga palju sulle neid kolle koristada, siis sa võid alati nagu palvetada ja abi küsida, alati pöörduda Jumala poole siis ja inglite poole ja küsida endale toetust, küsida seda selgust ja seda, mida sa vajad. Aga mul on hästi tugev tunne, et sa tegelikult tead, millest ma räägin ja sa saad aru ja ma ei peagi siin liiga palju rääkima, mis asi see on, sest et sa tead. Aga igal juhul, nagu ma ütlesin, et see on nagu, sul on suur jõud taga, et ära karda ja ole nagu julge, ole enesekindel. Ja see ongi, kui me oleme mingisugustesse augudesse ära kadunud, siis need augud õpetavadki meid just siuksed nagu energiaaugud, kus me nagu oleme täitsa maas. See õpetab meid aru saama, mis asi üldse sinu jõud on. Sest et kui sa oled nagu teiste mingites kohtades on ju, ütleme niimoodi, et kui teised on nagu võib-olla mingid kogemused oled ligi tõmbanud, kus inimesed tõmbavad sult energiat või oled mingites mustrites või kohtades, kus nagu tegelikult see ei ole tasakaalus, siis ja kui sa sellest aru saad lõpuks, siis sa saad aru, kes sa oled ja kui ilus sa oled ja kuidas see teine inimene lihtsalt igatseb seda armastust, mis sa oled, aga mingis teises vormis ja ebaterves vormis, aga see aitab sul näha nagu lihtsalt see kogemus, kui sa ise ei väärtusta ennast, siis sa lõpuks ikkagi hakkad nägema, kes sa oled ja kui ilus armastus sa tegelikult oled. Ja see on see koht ja ma tunnen, et sellega ei ole muret, sest et sa teed selle ilusti ära ja lähed sellest läbi, aga selles mõttes, et see on lihtsalt see, mis on praegu üleval ja see ei ole mingi tohutu nagu hiigeldraama. See on nagu see, nagu elus ikka on need kohad, mis käivad ja soovivad meiega läbi, Jumal nagu räägib meiega läbi nende kogemuste. Ja võib tulla need jällegi selline väike vihje ja märgikene, et mingid ootamatud külalised. Nagu mul on selline tunne, et keegi nagu hiilib siin. Keegi hiilib siin nagu selles lugemises siin väljas ja on su ellu sisenemas. Ja väga huvitav, pane nagu tähele, vaata järgmise mingi poole aasta jooksul, kes see külastab siin, kes see siis on see, kes siis andis siin lugemises endast märku. Igal juhul keegi uus inimene, keegi nagu tahab tulla, keegi abiline, keegi aitab sul ennast paremini mõista ja mingid suured pusletükid oma elus kokku panna. Selline juhatus tuli hoopis praegu. Keegi, kes aitab sul tervendada valusad kohad. Väga huvitav. Väga nagu hea tunne, samas nagu siuke, see võib olla kes iganes. Keegi tervendaja, keegi hea sõber, armastaja, läbi mis, võib-olla see võib tulla täiesti ootamatult see tervendus, et sa ei mõelnud, et see võiks olla see inimene või täitsa huvitav. Seda kõlab natuke uskumatu, et see võiks olla see inimene, aga kuidagi tema just sind aitab. Nagu see tuleb sellises kohast, kus sa just oodata. Mis on alati huvitav ja põnev. Nii et ühesõnaga, sa tuled sellest kohast läbi, sul on selleks saadetud toetajad ja abilised ja sa saad sellega hakkama. Kindlasti
jällegi kindlasti meeldetuletus, et seisa selle eest, mis on sinu jaoks õige. Hoia nagu neid väravaid, ole seal valvel. Huvitav. Huvitav, et hästi tugevalt tuleb läbi see, nagu et sa pead kaitsma oma nagu tõde. Ja tegelikult tõde on ju selline väga laialdane mõiste ja tõde on igal ühel on oma mingisugune tõde ja tunnetus, aga et sa pead olema lihtsalt selge enda sees, mida sa tunned ja tead, et ära nagu lase seda kuidagi ümber rääkida. See teadmine kutsub sind, see hõikab sind ja see soovib, et sa väärtustaksid seda. Nii et palun tee seda julgelt. Ära karda, sa ei jää üksi, sa oled väga hoitud, armastatud, kaitstud, hinnatud, väärtustatud ja sul tuleks ka seda näha ja olla see, kes sa oled ja tulla nendest mängudest välja ja austada iseennast ja oma tajusid ja oma tunnetust ja hoida endale ruumi. Ja mingi siuke piiride teema ka, et hoida nagu piire seal, kus on vaja. Olla nagu enesekindel ja selge oma soovides. Aga ma tunnen, et grupp number 2 siin kohal on kõik vajalik öeldud. Ja kui sa veel ei vaadanud, siis vaata ka sissejuhatus, kus me oma põnevat uudist räägime ja saad olla kursis. Ja telli ka meie kanal Valguse sõnumid ja laigi seda videot, kui see sulle meeldis ja või jätta siia kommentaar. Nii tore on teid kuulda, näha ja kohtume siis juba peagi järgmises videos. Ja alustame siis grupp number 3-ga. Tere tulemast lugemisse gruppike number 3. Ja ma ütlen kohe, et kui sa alles praegu siia kanalile tulid oma gruppi kuulama, siis kuula kindlasti selle lugemise algus, siis see juhatus. Ma räägin seal natukene pikemalt ühest meie uuest projektist, mida me suure põnevusega ka teiega jagame. Me alustasime ühte uut kanalit ja seal ma siis räägin täpsemalt, mis see on ja mis see tähendab ja mine siis ja uudista ja saad olla kursis meie uue tegemisega. Ja ma olen nüüd siin valmis, et hakata jagama siis 3. grupi sõnumeid. Panen siia 3 kaarti. Vaatame, mis toimub grupp number 3 valinute eludes. Okei, esimene sõnum. Okei, mingisugused uued algused. Peaingel ja Reemiel on siin mingi perekond. Hästi suur hoitus nagu taevaste jõudude poolt. Uue elu alustamine. Oma eesmärgi leidmine. Andestav ja kaastundlik tagasivaade minevikku. Ehk siis vana puhastus ja uue sünd. Nii, teine sõnum on Rafaeli 6. Tervitama sisemist last. Uued sõbrad või taaselustatud suhted. Lapsed või lapsepõlv. Väga huvitav. Rafaeli 10. Armastus ja õnnistused täidavad su elu. Harmoonilised suhted pereliikmetega. Õnnelik lapp. Kas pole mitte huvitav grupp number 3, selline perekeskne grupp tundub, et nii palju voolab läbi siin sellist nagu kas uue lapse sündi, oma elupartneri leidmist, armastus, kellegiga kokku saamine, sisemise lapse tervendus, nagu selline lapsemeelsuse avastamine endas. Võib-olla siin just sündib mingi täiesti uus sina, mingi uus vorm sinust, mis on hästi nagu selline
mul on siuke nagu käis rinnaenergias siuke nagu kõikehoidev ema energia või siuke pere, kodu nagu selline turvalisuse energia nagu tuleb läbi ja nagu õnnistused, hästi palju õnnistusi, harmoonilised peresuhted. Vot see nagu toimub praegu su elus. Sa oled mingi liigumas uude tsüklisse. Et see on nagu kuidagi hästi uudne, uus elu, uued sõbrad, õnnelik lõpp, mis tähendab siis seda, et see on selline hästi romantiline pilt, et jällegi on siin lapsed taga, siin on lapsed, sellel kaardil on lapsed, et kui sa oled nagu suhtes ja te olete mõelnud mingi aeg lapsi saada, siis mulle tundub, et praegu on nagu jess sellele kindlasti nagu 100-kordne jess. Ja täiesti nagu siuke nii ilus, nagu ma tunnen, et sa kuidagi sündid nagu uueks inimeseks ja mingisugune olukord, mis su elus praegu on, see nagu puhastab sind nagu mingitest vanadest asjadest. Vaata, siin oli ka, et andest ja kaastundlik tagasivaade minevikku, nagu et sa lased lahti oma vanast taagast ja sündid nagu selle uue siira ja puhta sinuni, kes ei kanna kaasas neid vanu asju. Ja siin on ka nagu see lapsed või lapsepõlv nagu, et võib-olla nagu terveneb praegu nagu selline mingisugused teemad, mis lapsepõlvest sai kaasa pakitud nagu seljakotti kuskile pandud, et need nagu tahavad ennast maha, et sa paneksid nad maha kuskile tee äärde ja liiguksid edasi, sest nii on palju kergem. Ja nagu õnnistused ja võib-olla kui sul on vaata juba oma pere ja sa tahaksid nagu, ja sa näed, et vau, see on tegelikult nii tore nagu kõik, mis sul on, aga sul on miskipärast raske nagu selles hingata kergusega või seda vastu võtta või nagu omaks elada, et siis tegelikult siis võibki tihti olla, et lihtsalt enda need sisemise lapse haavad on nagu üleval ja sul on vaja nendest lahti lasta, et sa saaksid nagu inglise keeles on hästi ilus sõna embrace ida, nagu võtta vastu nagu selle, mis on sulle antud ja teha sellega tööd ja olla olemas oma perele ja pakkuda parimat. Igal juhul pereenergia on ülitugev. Kui sa oled nagu üksik inimene ja sa imestad praegu, et kuidas sulle küll selline sõnum tuli, siis võib olla, et sind on see lähiajal ees ootamas, kui sa oled sellele avatud, et su pere otsib sind, su pere tahab sinuga ühenduda, sest kõigil on oma pere. Ja see on ka sulle määratud. Ja siis tuli selline, et toetuseks, et lase oma hääl nagu lahti. Et ära nagu jää kuskile peitu, et lase oma hääl kuuldavale, et sa oled siin selleks, et me siin näeksime ja kuuleksime ja tunneksime. Väga huvitav nüanss sellele pereasjale. Et sinu hääl, midagi su häälega. Pane tähele, et kus sa oled, nagu, mis kohas sa hetkel oled oma häälega. Et kas sa julged rääkida oma tundeid ja mõtteid ausalt ja siiralt välja. Kas sa julged laulda rõõmust ja avatult südamega. Et huvitav, ma ei mõtle, mis see sisemise lapse teema, et siuke sisemine integratsioon toimub sinuga siis, et siuke sisemaailma nagu muudatus, mida sa praegu teed ja nagu erinevad, et siin on nagu see ajastu ja siis erinevad sinad nagu läbi aegade, et sa nagu ilmselt nagu praegu teed mingi shifti, mingi muutuse ja oled nagu praegu, ütleme selles nagu
muudatuse kohas ja midagi sinus nagu hakkab ümber häälestuma. Ja läbi selle häälestuse sa nagu küpsed. Ja läbi selle, et terveneb su sisemine laps, on ju küpsed sina selleks jumalannaks, kes sa oled. Selleks naiseks, kes sa oled. Et võta nagu, luba nagu endal see, tähendab, luba sellel protsessil olla, luba sellel toimuda. Ja see on nagu hästi ilus, et sa nagu küpsed mingisse täiesti uude kohta praegu. Ja sellega tuleb nagu hästi hea nagu energia, siuke nagu kohale jõudmine. Ja siin oligi täpselt see õnnelik lõpp, on ju. Et ma tunnen, see nagu sümboliseeribki nagu seda, et see nagu sümboolselt see sinu nagu kohale jõudmine sinu enda sees, et sa tunned, et vau, jaa, see olen mina. Mingi siukene huvitav koht. Hästi nagu armastust täis. Igal juhul õnnistused on su elus teel ja on ka ilmselt kohal su elus, et ma tunnen, et siin ei ole nagu mingit tohutut midagi juhtunud või mingit sellist nagu, et sul on nagu väga hästi, sa liigud sellel rajal, sa integreerid oma sisemaailma, hakkad vaatama asju teistmoodi, sa oled selles protsessis nagu jumalanna nagu ärkamises. Ja see on väga hea. Võib-olla siin veel soovitus, mis tuli, et pane tähele detaile enda elus, nagu, et kuidas siis see elu suga räägib, mis toimub, ära vaata nagu isiklikult asju, vaid vaata nagu sümboolselt või mis nagu maailm suga räägib, mida universum sinuga räägib läbi su elu, et miks need asjad on nii, nagu nad on. Ja kodule tähelepanu pöörata, kodu on siis sulle praegu hästi oluline, kuna meil on siin need pere, on ju, siuke hästi tugevalt tuli see pereenergia, siis et nagu hoia oma kodu hästi armastuses praegu, eriti too lilli koju ja puhasta oma kodu, korista, ma ei tea, nagu kuidagi õnnista oma kodu täiega, siuke sõnum ka veel siia. Et õnnista oma kodu, see on su perele äärmiselt oluline. Vot, aga aitäh sulle, kuulaja, grupp number 3, et sa tulid siia, mul on suur rõõm. Ja kui sulle meeldis see video, siis ikka pane siia like ja telli meie kanal, et olla kursis meie tegemistega, meie videodega ja me ikka jagame siin. Ja kui on mingi teema, mille kohta sa oled tundnud, et tahaks lugemist, aga ei ole nagu näinud, siis kindlasti kirjuta meile kas e-maili või siia alla kommentaaridesse. Nii et kõike ilusat sulle ja imelist päeva jätku.